Tere, armas Eestimaa rahvas! Pöördun teie poole oma murega, mis puudutab rohkemal või vähemal määral meid kõiki. Olen väga mures meie rahva pärast. Milles see mure väljendub? Esmalt tahaksin mainida taaskord sündimust. Kas teadsite, et Eesti praegune iibekriis on selle viimase 100 aasta suurim? Eestis sündis 2024. aastal 9690 last ja 2025. aastal 9092 last ja 2025. aastal suri 15 247 inimest ehk veidi enam kui 6000 inimest on negatiivne iive. Nii madalat sündimust nagu on praegu, pole meil sajandi vältel olnud. See, et sündide arv on hetkel alla 10 000 lapse, on rahvastiku katastroof ja sinnapoole liikumine. Samm-sammult, kuid kindlalt. Samas pole ka midagi imestada. Paljud poliitikud on teinud kõik võimalikku selleks, et hävitada usk oma riiki erinevate maksutõusude näol ja inimesed ei usu enam oma riiki. Usk oma riiki on see, mis annab keerulistel aegadel tuge, kuid seda tuge on praegu väga edukalt hävitatud. Aina enam on märke ka sellest, et rahva tervis on kriitilisel piiril. Üha rohkem on inimesi, kellel on määratud depressioon või mõni muu vaimse tervise haigus. Ennem pole olnud nii pikki järjekordi psühholoogide või psühhiaatrite juurde, kui seda on praegu käesoleval ajal. Eestis on depressiooni levimus 5,6% ehk umbes 75 000 inimest, millele lisanduvad ka veel muud vaimse häire all kannatajad. Pean silmas skisofreeniat, psühhoosi, ADHD ja muid taolisi vaimse tervise haigusi. Oleme kõrgema võimu kandja. Olen seda meelt, et rasketel aegadel saame olla üksteisele toeks, vajadusel abistada teineteist ja teha koostööd parema Eesti nimel. Koostöö on see, mis meid liidab üksteisega ja paneb üksteisega arvestama. Me peame märkama üksteist rasketel hetkedel ja olema üksteisele toeks. Järgmine aasta toimuvad uued Riigikogu valimised. Palun mõelge hoolikalt läbi, keda te valite seekord Riigikokku. Kas on mõtet valida sinna poliitikuid, kes tuima näoga räägivad päevast päeva, et kõik on korras ja muretsemiseks pole põhjust? Või teha seekord natukene targem valik? See on ju meie kui kõrgema võimu kandja otsustada. Siit ka üleskutse. Anname seekord võimaluse riiki juhtida kellelegi teisele kui praegustele koalitsioonierakondadele. Eesti vajab muutust. Muutust parema Eesti nimel. Valitsuse praegune toetus on ääretult madalal tasemel ja jääb seda ka ilmselt edaspidiseks. Praegune statistika näitab, et koalitsiooni toetab umbes 15% valijatest ja opositsioonierakondi kuni 75% valijatest. Viimane hetk on kukutada Eesti rahvast ülesõitev valitsus. Taaskord, rõhutan veel, teeme seekord Riigikogu valimistel targema otsuse meie kõigi nimel. Vaid meie valijad saame seda muuta. Valima mitte minnes ei muutu ju mitte midagi, kui oma panust sinna pole lisanud. Seega oleks ju ka liigne kriitika ülearune. Kas me hääbume rahvana või kestame? Kas meil on oma keel ja kultuur, mida säilitada ja anda tulevastele inimpõlvedele? Arvan, et on. Aga see ei ole iseenesest mõistetav. Selleks peab iga päev tohutult vaeva nägema. Pingutame siis koos parema Eesti nimel ja ärme lase ennast seekord valimistel petta.
tänan tähelepanu eest!